tere tulemast! Täna paneme kokku ütleme, et vaimse tööriistakasti. Sellise, mis aitab meil andmeid paremini mõista ja mis veelgi olulisem, nende üle ka natuke juurelda. Eriti, kui te tegelete rahanduse või majandusega, siis teate, et numbrid, need justkui jutustavad lugusid. Aga küsimus on, kas me alati mõistame seda lugu õigesti? Lähme uurime seda asja lähemalt. No selliseid väiteid oleme ju kõik kuulnud, eks ole? See kõlab kohe nii veenvalt. 4/5, see on ju enamus. Numbrid annavad asjale justkui kaalu juurde. Aga siin ongi konks. Statistika on küll võimas tööriist, aga see võib olla ka päris eksitav. Nii et küsimus jääb, kas me peaksime kõike, mida kuuleme, puhta kullana võtma? Ja täpselt siit hakkabki meie tööriistakast pihta. Mida see väide meile siis tegelikult ütleb ja veel tähtsam, mida see meile ütlemata jätab? Näiteks, kui paljude hambaarstide üldse räägiti, kas neid oli 5 või 500 ja kes need hambaarstid olid? Või kuidas see küsimus neile üldse esitati? Just siit, nendest lihtsatest küsimustest, saab alguse kriitiline mõtlemine. Okei, alustamegi siis esimesest osast ja see on võib-olla kõige olulisem, kuidas üldse valet ära tunda. Sest olgem ausad, enne kui me saame hakata andmeid usaldama, peame me kõigepealt õppima selgeks, kuidas nendega saab manipuleerida. Eriti visuaalselt, kuidas panna pilt rääkima hoopis teistsugust lugu, kui andmed tegelikult näitavad. Vaatame ühte klassikalist näidet, see on pärit ühest uudiste saatest. Pealkiri ütleb meile töökohtade kaotus kvartalitele lõikes. Ja mida me näeme? Punane joon, mis liigub üsna stabiilselt ülespoole, esimene mulje on ju selge, eks. Tööpuudus kasvas ja kasvas justkui sellise ühtlase, stabiilse tempoga. Aga nüüd vaatame, mis tegelikult toimub, kui me selle vea ära parandame. Siin on 2 graafikut kõrvuti. Vasakul seesama originaal ja paremal parandatud versioon. Ja nüüd palun pange tähele alumist ehk siis X-telge. Originaalis ei ole need ajaperioodid üldse võrdse pikkusega. Mõni on pikem, mõni lühem. Ja kui me selle ära parandame, näeme parempoolsel graafikul, et tegelikuses tööpuuduse kasvu tempo, see muutus aja jooksul ikka väga drastiliselt. Kogu see visuaalne pettus peituski telje manipuleerimises. Okei, nüüd me teame, millele tähelepanu pöörata, et mitte petta saada. Liigume siis esimese päris tööriista juurde meie karbis. See on kirjeldav statistika ja selle eesmärk on tegelikult lihtne. Võtta üks suur ja keeruline andmehunnik ja võtta see kuidagi mõistlikult kokku, et me saaksime sellest esimese hooga selge pildi. Põhimõtteliselt on see nagu raamatu lühikokkuvõtte lugemine. Selle asemel, et vaadata läbi tuhandeid ja tuhandeid üksikuid andmepunkte, saame me kasutada paari numbrit, näiteks keskmist väärtust või protsenti, et saada asjast kiire ja hea ülevaade. Aga siin peab olema tark. Tööriista valik on ülioluline. Vaadake seda graafikut. See peaks näitama erinevate kaardimängude populaarsust, aga selleks on kasutatud joongraafikut. Ja see on päris halb valik. Miks? Sest see joon, mis ühendab punkte, jätab mulje, et nende vahel on mingi sujuv üleminek või trend. Aga mis mäng see on, mis asub täpselt blackjacki ja bridge'i vahepeal? Sellist asja pole ju olemas. Need on eraldiseisvad kategooriad. Ja siit tulebki andmete visualiseerimise esimene ja kõige tähtsam reegel. Hoia asi lihtne ja aus. Ilus ja uhke disain ei ole pooltki nii oluline kui selgus. Tööriist peab sobima tööga, nii lihtne see ongi. Antud juhul oleks näiteks tavaline tulpdiagramm olnud korrades parem ja ausam valik. Hästi, me oskame nüüd andmeid kirjeldada ja visualiseerida. Aga siit tuleb järgmine küsimus. Oletame, et me värkame midagi huvitavat. Kuidas me teame, et see on päriselt oluline, mitte lihtsalt puhas juhus? Ja siin tulebki mängu meie järgmine tööriist, mille nimi on järeldav statistika. Seda võib vaadata kui teaduslikku detektiivitööd. Meil on mingi idee või väide, näiteks, et uus investeerimisstrateegia on päriselt ka parem kui vana. Aga me ei saa seda lihtsalt uskuda. Me peame alustama vastupidisest eeldusest. Me oletame, et mingit vahet tegelikult ei ole. See ongi see kuulus nullhüpotees. Ja siis me laseme andmetel rääkida ja vaatame, kas nad suudavad selle meie esialgse skeptilise eelduse ümber lükata. Ja siin on üks number, mis saadi ühest uuringust, kus testiti õpetajate mõju õpilastele. P võrdub 0,018. See väike number, mida nimetatakse P-väärtuseks, on tegelikult kogu hüpoteeside testimise süda. Laseme sel korraks lihtsalt siin seista. Kõige lihtsam viis P-väärtusest mõelda on see, et see on nagu üllatusmeeter.
see näitab, kui üllatav meie tulemus on, eeldades, et tegelikult mingit efekti ei ole, ehk et nullhüpotees paneb paika. Meie number 0.018 tähendab, et kui õpetajatel poleks mingit tegelikku mõju, oleks meil ikkagi sellise tulemuse saamise tõenäosus vaid 1,8%. Ja see on ikka väga-väga väike tõenäosus. See on nii üllatav tulemus, et meil on päris hea põhjus arvata, et meie esialgne skeptiline eeldus oli vale. Väga hea. Ja nüüd võtame oma tööriistakastist välja viimase asja tänaseks. See on tööriist, mis aitab meil leida ja mõista seoseid erinevate asjade vahel. Räägime korrelatsioonist. Ja alustame kohe ühe päris elulise ja natuke kummalise näitega. 70ndate Taiwanis avastati, et seal oli tugev positiivne seos rasestumisvastaste vahendite kasutamise ja kodus olevate elektriseadmete arvu vahel. Mõelge korraks, mida rohkem oli peres röstreid ja telekaid, seda tõenäolisemalt kasutati ka rasestumisvastasteid vahendeid. No see kõlab täiesti absurdselt, eks ole. No mis see siis tähendab? Kas rasestumisvastaste vahendite kasutamine tekitab inimestes vastupandamatu soovi endale roste rosta? Muidugi mitte, see on ilmselgelt absurdne. Aga kui üks ei põhjusta teist, siis mis siin ometi toimub? Ja see, mida me siin näeme, on üks statistika kõige klassikalisemaid lõkse. Selle nimi on kolmanda muutuja probleem. Ehk siis olukord, kus kaks asja tunduvad omavahel seotud olevat, aga tegelik põhjus on kuskil peidus. See on mingi kolmas, nähtamatu tegur, mis mõjutab mõlemat asja korraga. Ja selle Taiwani mõistatuse lahendus on haridustase. Just see oligi see peidus olnud kolmas muutuja. Kõrgem haridustase viis nii selleni, et inimesed ostsid rohkem kodumasinaid, kui ka selleni, et nad kasutasid rohkem rasestumisvastaseid vahendeid. Ja see näide on lihtsalt ideaalne meeldetuletus statistika kuldreeglile number 1. See, et kaks asja on omavahel seotud, ei tähenda mitte kunagi automaatselt, et üks põhjustab teist. Niisiis, oleme nüüd vaadanud 3 olulist tööriista. Kuidas andmeid selgelt kirjeldada, kuidas oma ideid testida ja kuidas seostes õigesti aru saada. Aga tegelik point on siin isegi sügavam. See kõik ei ole lihtsalt mingi volemete ja reeglite kogum. See on mõtteviis. See on viis, kuidas andmetele ja numbritele alati kriitiliselt läheneda. Ja see tsitaat võtab selle kõik ideaalselt kokku. Statistika on absoluutselt kõikjal meie ümber. Mõnikord kasutatakse seda hästi, mõnikord halvasti. Ja meie ülesanne on õppida neil 2 vahet tegema. See oskus on tänapäeva maailmas lihtsalt hädavajalik. Pole vahet, kas sa oled finantsanalüütik või loed lihtsalt õhtul uudiseid. Ja ma tahaksin lõpetada küsimusega teile endile. Mis on see peamine mõte, mille te siit kaasa võtate? Kui te järgmine kord näete mõnda statistilist väidet finantsaruandes või uudiste pealkirjas, mis on see kõige esimene küsimus, mida te endalt nüüd küsite? Loodan, et see väike ülevaade andis teile paremad tööriistad, et selles andmemaailmas natuke enesekindlamalt ringi liikuda. Aitäh kuulemast!